tegevus koha peal. Meie tänane vestlusring on mõeldud nii, et me arutleme, aga küsime ka teilt arvamust, nii et kui teil on mingi küsimuse või probleemi juures on oma seisukoht, mida tahate väljendada, siis otse kohe. Teeme tutvustamisringi kõigepealt. Seda vestlusringi ma püüan juhtida, minu nimi on Mare Kõiva, ma olen rahvausundi uurija ja olen uurinud nagu selles lõikes kahte üsnagi erinevat valdkonda. Üks on siis vanad etioloogiad ja parapiiblilood, et missugused parapiiblilood eestlastel olid tuntud, kuidas nad neid tõlgendasid ja teiselt poolt olen uurinud üsna palju ravijaid, missugust maailmavaadet nad esindavad, kas neil on mingi oma väike rühm või midagi muud ja mõningaid esoteerilisi rühmasid veel lähemalt. Mu enda lemmik on tegelikult Bulgaaria valge vennaskond, mille rituaale ja õpetust ma olen heal meelel rohkem jälginud. Kes ei tea, mis on valge vennaskond, siis selle rajas tegelikult kristlik karismaatik, ta oli oma konfessionaalselt kuuluvuselt metodist, kes siis mõtles edasi ja 19. sajandi lõpul, 20. sajandi alguses lõi sellise nagu loodusega ühtekuulumist ja kõike muud suhteliselt moodsat mõtlemist esindava kommuuni ja oma õpetuse. Valge vennaskonna liikmeid on laias maailmas tänaseni umbes 900 000. Bulgaarias pärast kõike neid repressioone on neid ka niisugused toredad kohalikud kogukonnad ja ühtlasi selle liider oli Peeter Teunov, kellel on ka oma niisugune esoteeriline liidrinimi, aga see polegi nii tähtis. Teda peetakse üheks, kes 30. aastatel juurutas Bulgaarias päikesejoogat. Ja ta on kuulsa loodusega ühte laulmise, ühte tantsimise ja muusikas ühte saamise looja, nii-öelda paneorütmia looja. Minust edasi istub Tõnno Joonuks. Nii, Tõnno on tegelikult, Tõnno räägib ise enda kohta, ta on siis arheoloog ja usundi uurija. Ja tervist, mina olen siis Tõnno Joonuks. Mina olen oma põhiharidusega olen hoopis arheoloog ja selle võrra ma siis ei lähe sellisesse klassikalisse usundi uurijate ritta. Minu põhiliseks uurimisteemaks on olnud Eesti mineviku religioonid. Olen tegelenud erinevate religiooni etappidega alates siis Eesti inimesasustuse algusest siis umbes 8600 enne Kristust kuni siis 13. sajandini välja. Ehk siis ma olen vaadanud just seda, kuidas Eesti usund on aja jooksul kujunenud ja arenenud. Natuke vähem olen tegelenud ka mõningate väiksemate juhtumitega kesk- ja uusajast ja viimasel ajal siis võib-olla selle uurimist või selle arutelu teemaga kõige relevantsem, et olen vaadanud ka kaasaegse paganluse sellist materiaalset kultuuri, kuna ma olen taustalt ikkagi arheoloog, siis mind huvitavad rohkem asjad ja siis me oleme vaadanud koos kolleegidega Soomest, Lätist, Valgevenest, millised on need asjad, mida jäetakse kaasajal siis nendesse pühadesse paikadesse ja kuidas need erinevad või sarnanevad erinevates maades ja mida need räägivad meile nende inimeste kohta, kes seal nagu kaasajal siis käivad. Ma arvan, et see on hästi lühidalt minu kohta kõik. Edasi istub Reet Hiiemäe, kes kohe tutvustab ennast. Ma arvan, et Reeda raamatutega võivad mõnedki teie hulgast olla väga hästi tuttavad ja seal võib olla isegi teie lemmikraamatuid. Tere! Ma arvan, et jah, kõige rohkem defineeringi ennast praegu usundi uurijana ja selle tänase vestlusega haakubki kõige rohkem minu 2 aastat tagasi ilmunud raamat, milles ma käsitlesin 100 usundit ja vaimset õpetust Eestis. Ja seal raamatus ma panen sellega natuke sellesse konteksti, et kuidas see sobib kokku väitega, et Eesti on maailma kõige vähem religioosne riik.
aga oma pika elu jooksul olen näiteks tegelenud ka vägivalla ja kriisiohvrite aitamisega ja et seal on ka üks oluline mõõde, et kui inimene on väga suures kriisis, siis võib tema usundilisus väga kiiresti muutuda, et sellest võib-olla tuleb meil juttu ka, et millises olukorras see usundilisus niimoodi voolama hakkab. Jah, tänan. Edasi Martin Vällik, kes on füüsik ja tegelikult ma arvan, et paljud, kes Facebookis ja kuskil mujal otsivad ilusaid astrofotosid, siis neile on Martini leheküljed ja fotod kindlasti ette sattunud. Tere, Martin Vällik ja füüsik tõepoolest, õpetan ka koolis füüsikat. Ja miks ma siin vestlusringis olen, see on pigem vast sellepärast, et aastakümne jooksul olen ma siis vedanud sellist internetipesa nimega skeptik.ee, mis mõned aastad tagasi oli aktiivsem, tänapäeval natukene vähem aktiivsem keskkond, kus siis inimesed, kes ka ühiskonda jälgivad, võib-olla natukene oma vaatepunktist, mitte küll päris teadusliku uurimise vaatepunktist, vaid ütleme sellisest vaatepunktist, et kuidas selles hulluses tervet mõistust säilitada, võiks mõnikord sellist teesi nagu püstitada. Sest aegalt inimesed, kes siis oma elu elavad, puutuvad kokku teiste inimestega, kes elavad samuti oma elu, aga nende elu põhimõtted tunduvad mulle või siis meile väga, väga veidrad, imelikud ja need uskumused, mida nad praktiseerivad või ka väljendavad, tunduvad väga veidrad, et mitte öelda lausa hullumeelsed mõnikord. Aga selliste hinnangutega teadlased kindlasti ei tegele. Et selle vabaduse ma siis selle skeptik.ee raames olengi endale võtnud. Ma küll kasutan kõikide teadlaste uurimustulemusi, tõlgendan neid oma keskis, oma peas ja koos teistega ja püüan selles virvarres siis kuidagi oma maailmapilti selgena hoida ja oma eluga hakkama saada. Nii et see skeptik.ee on olnud minu isiklik selline arengukäik või selle kaardistus ja samas ka olnud pesapaik või niisugune kogunemiskoht nendele, kes võib-olla sarnaste küsimustega on kokku puutunud. Kas siis peresuhete kaudu, teiste lähedaste kaudu või keda on elus tabanud mõni olukord, kus ta on ise pidanud välja tulema mingisugusest usundilisest umbluulisusest või mingitest ravivõtetest, mida ta arvas, et see võis teda aidata, aga tegelikult ei aita. Ja muud sellised asjad. Ja nüüd me siis oleme jõudnud Meelis Friedenthalini, keda jällegi mitmed teist on kindlasti tunnevad mitte ainult teadlasena, vaid ka kirjamehena, filosoofina, usundiuurijana. Jah, et mina tegelen nii siis teadusega kui ka kirjandusega ja teadusliku poole pealt ma olen ise lõpetanud usuteaduskonna ja siis minu praegune uurimisteema on varauusaja mõttelugu, mis tähendab tegelikult suuresti ka seda, kuidas siis mõtlemine on muutunud, kujunenud siis ajalooliselt ja eriti huvitab mind see periood, kus toimub üleminek Eestis katoliikluselt luterlusele, kus siis toimub Eesti ala siis see nii-öelda süstemaatiline siis luteri usku kasvatamine koos siis kõige muuga, mis sinna juurde käib, nii kirjakeele loomisega kui ka siis koolide ja muu sellise loomisega, näiteks ka Tartu Ülikool, eks ole, käib sinna juurde. Et üks neid valdkondi, mille uurimisega ma tegelen, ongi siis haridusajalugu. See fookus ei ole küll otseselt mul tegelikult siin kohalike Eesti nii-öelda talurahva haridusel, vaid pigem siis kõrgharidusel, akadeemilisel haridusel, aga sellel on ka väga suur roll siis kohaliku rahva
seisukohtade kujundamisel ja lõppkokkuvõttes ka see, kuidas siis toimub arusaamine sellest, miks inimesel on vaja õppida, mis asi on haridus, et kõik need käivad siis minu uurimisteemade hulka. Ja lisaks sellele olen siis tõesti kirjutanud ilukirjanduslikke teoseid, nii romaane kui lühemaid jutte, mis teatud otsapidi tegelevad ka nende samade teemadega, mida ma akadeemiliselt uurin. Nii, aga võib-olla hakkame siis peale selle, mitu usku Eestisse mahub. Kui me omavahel kokku saime esimest korda, siis me selle küsimuse iseendale ka esitasime. Ja ma hea meelega tahaks küsida teie käest, et mis te arvate, kui mitu usku mahub? Seal on mikrofon, ma peaks selle viskama teile, aga äkki saab kuidagi. Minu jaoks on see natuke imelik küsimus, et kas me saame nüüd lugeda, eks ole, 5 või 10 või 100 või ilmselt neid väikseid usukesi on ilmselt palju, nagu te ka mainisite, et te olete, ma ei tea, 100 või mitu kohanud või uurinud. Aga kas äkki ei peaks võib-olla küsima hoopis sedamoodi, et millised usud nagu sobivad meile Eestisse üldse, millised lähevad nagu meie kultuuriga kokku ja millised on meile võõrad ja võib-olla ka isegi agressiivsed ja kriminaalsed? No see on väga huvitav aspekt, seda me tegelikult ise esile ei toonudki. Meil oli tegelikult, kas ma võin välja öelda meie teesi, et meie mõte oli, et Eestis on tegelikult 1 300 000 erinevat usku ja usundit, ehk siis lähtuvalt sellest, mis praegu üsna moes on, et kõik on üsna individuaalne. Inimene ise koostab selle ja peab ütlema, et sellest saadik, kui avaldati esimesed andmed teemal, et eestlased on maailma kõige, kuidas see siis on, usuvabam rahvas, on sellega taotletud endale nii edukalt grante, kui pean ütlema, et väga paljud usundi uurimise artiklid kurvastaval kombel alustavad just sellega, et kõige ebausklikum, kõige ilma usuta rahvas, kuigi see usu küsimus on ju, kuidas teile tundub, on üsna keerukas. Nii ei saa vist öelda. See on jah, üsna usu küsimus. Ma ei tea, ma jäin sellesse mõttesse väga kinni, minu meelest on see tõesti väga hea küsimus, et millised usud Eestisse sobivad. See oli asi, mida me tookord tõesti üldse ei arutanud ja selgelt, eks selline küsimus sõltub ka küsijast enne kõike. Et kes küsib ja millised küsimused tema või millised usud sobivad tema maailmapildiga? Et, ma tahtsin sinna juurde öelda, et kui ajalooliselt vaadata, eks ole, siis see ei ole staatiline, see on muutunud. Et alguses Eesti või mis iganes me praegust räägime Eesti territooriumist, seal olid mingisugused teatavad usulised tõekspidamised, siis on tulnud järgnemised, siis on tulnud järgmised ja nüüd on keeruline öelda, et mis hetkel need enam ei sobi või mis hetkel nad sobivad, et see ajalooline muutus on teatavas mõttes paratamatu ja sobib tähendab seda, et mis on nagu juurdunud mingit pidi. Aga juurdumisprotsess ei toimu hetkega, eks ole, nagu puugagi, et paned selle tammetõru sinna sisse ja siis mõnikord läheb kasvama ja mõnikord ei lähe ja siis lõpuks kasvab suureks ja siis ta nagu justkui sobib. Aga et nagu otsustada kohe ennem ära, et kas see siis nüüd juurdub või mitte, et see on nagu keeruline. Et selles mõttes, et minu hinnangul just nagu ajalooliselt vaadates, et ei saa päris hästi seda küsimust nagu selliselt esitada, et kas mõned sobivad rohkem või mõned sobivad vähem, vaid et on see, et mis siis nagu juurdub, milliseks ta siin kasvab ja et siis vaadata seda, mis siin on lõpuks teoks saanud, vaadata nagu viljade järgi, et puud tuntakse viljast. Siia ma paratamatult pean selle individuaalsuse momendi jälle tooma, et mis sobib kellele, et ei saa homogeense massina võtta seda Eesti rahvast
ja et kui juba nii kaugele minevikku vaadata, kui üldse vaadata annab, et siis oli ju neid, kes seda toodud kristlust omakorda siis seda ristimisvett teiste allikavetega maha pesid ja samas meie loitsudesse vaikselt tulid olemasolevate olendite kõrvale Püha Pikne, tulid ka Jeesus, Maarja ja paistsid seal nagu päris hästi kodunevat. Et siin ei saa seda ühte sihukest ühe puuga vastust anda. Võib-olla, et see küsimus on üldse selles mõttes üsna keeruline. Ma võin täiesti eksida, aga esimesed, ma saan aru, et te tahate meiega vaielda, kohe saate. Selles mõttes, et tegelikult me kuulusime väga pikka aega alates Põhjasõjast kindlasti Vene impeeriumisse. Ja Vene impeeriumi poliitika juba ammu enne seda, päris seda poliitikat 17. sajandil hakkasid ju põgenema usureformi tõttu vanausulised Eestisse. Ja me isegi ei saa arutada, kas nad sobisid meile või ei sobinud meile sel põhjusel, et see oli väga suletud kogukond ja kui nad puutusid, kui neil tuli näiteks külla luterlane ehk eestlane või keegi muu, või tuli näiteks poluvertsik. Poluvertsiks ehk pooleusuline tähendas nende jaoks tegelikult õigeusklikku, kes siis järgis seda reformijärgset niisugust kirikut. Et me isegi ei saa selle üle arutada. Vanausulised lõid need toidunõud, millest nad pakkusid külalislahkelt toitu, lõid need lihtsalt puruks. Pärast söömist, jah. Et pärast kostitamist, sest need olid rüvetatud. Me ei saa midagi öelda ka islami kohta, sest need tulid jällegi, Vene impeerium tegelikult lükkas väga mitmel korral ka mitmed islamiusulised tatarlased näiteks. Need lükati liikuma või kui vaadata praeguseid mitmeid väikeriike, siis ka nendest üks osa jõudis siia. Meie riik võib suhtuda neisse väga halvasti, aga väga tõde on see, et Abhaasiast näiteks eestlased kolisid ju sealt minema lükatud, oma usuga sealt minema lükatud islamiusuliste kohtadele. Me ei küsinud kordagi, mis nemad arvavad, aga ega me ei teinud endale islamist ka mingit probleemi. Need islamiusulised, kes siia tulid, käitusid meiega üsna sarnaselt või juudid. Juudi usund erineb meist vähemalt väliskombestiku poolt nii kõvasti, et võib-olla erinevalt tatarlastest nemad ongi nüüd need, kes on pälvinud rahva hinnanguid teemal, et nad on ikka teistsugused. Ja sinna juba tikub liituma ka see, et ja Jeesuse nad ka nagunii lõid risti ja tegid igasuguseid muid õudseid tegusid. Et selles mõttes ongi, või see, kui ikkagi olud läksid natuke vabamaks ja Eestisse tulid kõigepealt vennaste kogudus, mille kõiki tegusid me ei saa heaks kiita, aga tänu kelle rahastusele püüdmisele meil on täis piibel, eks ju. Samas nad tegid ka päris hulle tempe või kõik need üsna karismaatilised, algselt karismaatilised kirikud, kõik need adventistid, baptistid. Kas nad sobivad Eesti kultuuri, on alati küsimus. Või nelipühilased, kes on mitmel pool keelatud. Et no on, eks ole, neid usurühmi, eks ole, kes elavad oma elu, eks ole, nad kedagi ei sega, kedagi ei häiri ja nende vastu ei ole absoluutselt mitte midagi, eks ole, noh, igal inimesel on ka teatud oma kombestik, mida ta kodus, eks ole, harrastab, eks ole, kas hommikul võimleb või kummardab või mida ta teeb, eks ole. See on ka teatud mõttes. Aga siiski, no, mida ma oma küsimusega silmas pidasin, on nagu see tänapäeval laienev islam. Eks ole, see, mis oli varasemal ajal, kui neid oli vähe siin, siis nad elasid oma elu ja kombestik ja me ei märganudki neid. Mul on päris mitu head tuttavat vanast ajast pärit, kelle kohta ma ei teadnudki, et ta on näiteks moslem. Nad elasid rahulikult, normaalselt, teatud oma kombestikud, mida nad sõid, mida nad ei söönud, kuidas riides käisid, kõik. Aga see, mis nüüd praegu migratsiooniga on Euroopasse hakanud tulema, see islam, mis hakkab nagu teisi nagu eitama ja teisi mitte sallima, maha surma, vaat see on see, et kas sellisel kujul see meile sobib või mitte. See oli minu tagamõte tegelikult. Kus kohas toimub see mahasurumine, ma tahaks küsida? Tähendab selline
minus lööb nüüd see võitlev skeptik nagu nüüd natukene välja. Et me vaatame siis islamiusuliste peale, siis vaatame, et ja mida need geid ka siis siin paraadi teevad, eks ju, see ka järsku ei sobi meile, et me ei saa nagu minu meelest sellisel moel nagu asju nagu vaadata, kuigi ma võin mõista seda, et teatud ohutunnetus on ka, eks ju, et tulevad uued ja natuke teistmoodi kombed ja kuidas mina nüüd inimesena või ka kultuurikandjana siin hakkama peaks nagu saama. Aga jah, see on repliik lihtsalt praegu. Võib-olla äkki see on natukene ka stereotüüpide küsimus, eks ole, näiteks, et kuna ma olen rahvausundi uurija, siis teate, kui palju on neid inimesi, kes avavad mu toa ukse ja nad teavad, kes ma olen. Ma võin kohe öelda, nad eeldavad, et ma kuulun mõnda paganate rühmitusse, kohe absoluutselt kindlalt, keegi ei hakka mu käest isegi küsima ja nad eeldavad kõik, et ma olen rahvuslane. Ja ma olengi ja ma olen lausa marurahvuslane, aga jälle mitte päris sellel kombel, nagu nemad eeldavad. Ühesõnaga, et väga sageli see jutt läheb algusest peale viltu. Ma ei tea, võib-olla ma annaks teile sõnu, teil on kindlasti rohkem selliseid kogemusi, kuidas inimesele lihtsalt, ta saab väga kiiresti hinnangu või sildi. Võib-olla ütleks selle islami kohta veel ühe lause, nagu arvata võib. Ma tulen jälle oma subjektiivsuse teemaga, et mida siis selle islami esindaja üldse ise defineerib islamina. Ja näiteks olen puutunud kokku siis islamiusulistega Iraanis ja Aserbaidžaanis, kes ütlevad, et need nii-öelda vihased islami esindajad, kes räägivad ususõja nii-öelda õigustatusest, ja et need on ju jumala teotajad. Ehk siis ka islami enda sees ei ole seda ühte massi, seda homogeenset islamit. Ma saan aru, et sageli ilmselt see väline vorm tekitab ka niisuguse tõrke, kas ei ole? Aga selle vastu võib küll rahulikult öelda, et tasub minna kas või ainult Itaaliasse või Rooma linna ükskõik kuhu, kus liigub rohkem ringi mitmeid nunnasid ja te saate aru, et nad ei ole, ühesõnaga, et islami omad ei ole ainsad, kellel on rätikud peas, näod üsna kaetud ja seljas mingi vormirõivas, et võib-olla ongi see, et me ise oleme nii tavatult vabad ja nii tavatult lahked ja avatud igasuguste tulijate ja inimeste suhtes, et jah. Ma tahtsin sinna juurde lihtsalt öelda seda, et see on see stereotüüpide küsimus loomulikult on ja see on täpselt see sama, millest tegelikult alguses oli ka juttu, et kui me hakkame rääkima mingisugusest religioonist või et mingisugustest usulistest tõekspidamistest, et siis kui palju me nagu lubame teatavat individuaalsust. Et selles mõttes on, et üks asi on tõepoolest on ja see, et eks ole nagu moslemid ise on ja kui palju nad saavad aru omavahelistest erinevustest on ja selgelt on väga palju erinevaid gruppe seal, väga erinevate suhtumist, aga täpselt samamoodi on ka kristlaste hulgas. Et üks tüüpiline stereotüüp on ka see, et kristlane on ja siis on kõigil kohe ettekujutus, et milline see kristlane on ja tavaliselt on ka veel see, et milline on õige kristlane on. Et õige kristlane on see, kes vaenab geisid on ja on siis võib-olla praegust on soovib nagu relvakasutusõigusi on ja suurendada või mis iganes on. Et sellised ettekujutused ja kui vaadata, kuidas on kujunenudki sellised grupid on ja siis just see üks religiooni uurija 20. sajandil, see Wilfred Cantwell Smith, toobki välja, et need tavaliselt sellised kujunevad väljaspoolt vaadates ja väljaspoolt on stereotüüpiseeritakse mingisugust gruppi ja siis hakatakse nõudma sellelt grupilt teatud sellist ühtsena olemist või ühtsena esinemist ja tegelikult ka valvatakse, et see grupp püsiks sellisel moel koos ja defineeritakse seda. Ja tihtipeale on see, et alles tagantjärgi on hakanud need grupid siis vastavalt sellele nii-öelda välisele definitsioonile või väljastpoolt antud sellisele hinnangule ka siis ennast ise mõtestama ja kuidagi enda juures seda piiri tõmbama. Aga et just see asi, mis on nagu siin ennem läbi käinud, et see teatav selline individuaalsus ja variatsioonide olemasolu, et selle mõistmine on hästi oluline ja selle lubamine
peaks olema ka hästi oluline, et noh, meie siis mitte moslemitena, meie siis ma ei tea, kes iganes on ja mitte kellena noh, peaksime lubama, et inimestel võivad olla ka moslemina hoopis teistsugused seisukohad, kui me arvame, et moslemitel tavaliselt on. Kostan selle peale veel lisaks, et see lubamine on ka selline, et kui vaadata meie ümber, siis need igasugused uued sisse tulnud usundid ja vaimsed õpetused, nad on juba saabunud ilma, et nad oleks üldse nagu küsinud meie käest, et kas lubasite, et siin vahel see lubamine on nagu tagantjärele, et noh, et võtame siis teadmiseks ja tolereerime, et enamasti nad ei käi lubamise või mitte lubamise peale, vaid lihtsalt see ühiskonna liikumine toimub niimoodi, et mis mujalgi on tuntud, jõuab ka meieni selle tänapäeva kiire info ajastu käigus. Ja siit edasi siis just see, et me oleme ka siin praegu puudutanud pigem nagu selliseid nii-öelda kanoonilisi või juba pika ajalooga religioone, aga et kui vaadata siis nüüd viimaste aegade uurimusi Eestis, siis see lõviosa uskumisest, seda me peaks ka võib-olla defineerima, mis see uskumine see üldse on, aga et nendest igasugustest õpetustest, spirituaalsustest on just nimelt need mittekanoonilised, et võib-olla nendest oleks praegu paras siis natuke veel arutada. Jah, või ka sellest, kui püsivad nad on, kas inimene, kui no on ju nii, eks ole, et kui psühholoogia ja muud inimesi uurivad teadused ütlevad, et inimene oma identiteeti elu jooksul muudab mitu korda. Kas muudab ka usulisi seisukohti? Kas muudab kirikut? Ja selle eelmise teema lõpetuseks, mul on ka nii, et ma jäin kuidagi kinni. Ma tahan öelda, et Uku Masing on kirjutanud Eesti rahva sümboliks tegelikult prohvet Maltsveti. See oli kohutav kaos, mille Maltsvet oma tegelikult individuaalusundiga põhjustas. Ja ta ei olnud ainuke. See oli nii, et inimesed jätsid oma talud maha, neid ei saanud isegi sõjaväega tagasi. Sealjuures ta oli ju fantaasiamees ja harimatu mees. Tema jaoks Kaasan oligi Kaanan ja nii edasi, nii et ta ei teadnudki, kuhu ta oma rahva viib. Või Normanid, perekond Normanid 30-ndatel Narva kandis, kus ka inimesed müüsid lihtsalt kõik varanduse maha, sest oli saabunud õige messias, oli selline kristluse liin, mille järgijaks tuli hakata. Et ega see isegi meie niisugune tasakaalukas ajalugu ei ole nii tasakaalukas. Mulle väga meeldib see Uku Masingu ütlus, et selle sama valge laeva ootamise Maltsveti kohta. Ta suutis sellele tõesti sellise väga ilusa üldistuse anda, et see Eesti usund, et see on nagu kuukiir, mis läbistab öö. See on nii tundlik ja nii tabamatu. Et see käib ka nende uute usundite kohta tegelikult mingis suhtes. Et me ei saa öelda, et praegused inimesed suudaksid vähem halba usuelu võib-olla luua või? Jah, seda kindlasti. Ma tahtsin selle uute usundite jutu edasi viia hoopis selle peale, et üks asi, mis neid uusi usundeid ja vaimseid õpetusi minust nagu hästi iseloomustab, on selliste ametlike institutsioonide vähesus või nende selline oluliselt väiksem roll kui kanoonilistel kas siis kirikutel või religioonidel. Et ilmselt see on see asi, mis meie kaasaegset religiooni kõige paremini iseloomustab ja mis ühtlasi on ka põhjus, miks selliste uute vaimsete õpetuste või religioonide roll on lihtsalt nii oluliselt suurem, kui näiteks võrrelda kas või 100 aasta taguse ajaga, kui meil, ma ei tea, 2 käe sõrmega võisime ilmselt kokku lugeda religioone, mis olid Eestis esindatud, samas kui praegu on meil, sina lugesid kokku 100 ja ilmselt teist sama palju võib hästi otsides veel leida. Ütlesin kõik ära või? Ei, minu jaoks on alati intrigeeriv see küsimus, ma usun, et te kas nõustute või vaidlete kohe vastu, eks ole, et inimesed on teel ja kahtlemata see meie tolerants ja vabadus põhjustab selle, et inimene on mitte ainult teel, vaid ta on, eks ole, ta on täna jooga, saate aru, homme on ta võib-olla täiesti kristliku kiriku rüppe läinud, ta on leidnud, et mu vanemad olid õigeusklikud
järelikult mina ka. Ma tahtsingi siia juurde öelda, et see on üks teema, mida me tegelikult ennem ka arutasime, et kus on siis need religiooni piirid, et millest me saame või uskumise või usundi piirid on ja sellepärast, et me kasutame neid sõnu, aga tegelikult väga selge ei ole alati, mille kohta me seda siis kasutame. Et kas on tõepoolest oluline, et sellel oleks mingi institutsionaalne taust olemas või kui ei ole seal institutsionaalset taustat, siis mis hetkel hakkab kas või, ma ei tea, jalgpalli selline fännlus omandama religiooni mõõtmeid või mis hetkel see on marksism juba käsitletav religioosse liikumisena, et siis tulevad need küsimused on ja kui me mingisugusel hetkel tekib selline tunne, et peaks ju kuhugi piiri tõmbama, et kui kõike käsitleda religioonina on ju, siis see enam ei seleta justkui midagi on ju, aga et see küsimus on tegelikult, mis on minu arvates väga huvitav ja võib-olla jah. Üks selline kõige läbivamaid asju üldse usu defineerimisel või religiooni defineerimisel olnud uskumine. Aga et isegi see ei ole selline, ei saa võtta loomuldasa, et see on niimoodi olemas uskumise puhul. Ei saa uskumist pidada enesestmõistetavaks. Et selle puhul ma tõin selle näite, et näiteks kui inimesel on mingi väga hirmutav või selline pöördeline üleloomulik kogemus, et näiteks kohtab tulnukat või siis tuleb öösel painaja peale, et see ja inimene üldjuhul see väga aldis on siis kasutada mingisugust usundilist käitumist. Et kas või meie isa palve, üks kõige levidumaid sellises olukorras, et sa ei tarvitse olla aktiivselt üldse usklik ja mitte kunagi seda kasutanud, aga meenuvad need esimesed sõnad, võib-olla vanaisa luges, kasutad automaatselt seda. Et sellises olukorras, kus mingisuguse kogemuse peale järgneb selline usundiline käitumine, ei saa nagu rääkida uskumisest, et see on konkreetse praktilise probleemi lahendamine. Et sul on nii hirm, et sa pead lihtsalt midagi tegema. Ehk siis sellises olukorras see on selline praktiline toimetuleku tehnika, et ei ole otseselt ka usku isegi. Nüüd Martin tegelikult tahtis jätkata. Ja ma tahtsin ka seda öelda, et kui ma nüüd enda peale mõtlen, et mina sellises olukorras olen teinud, ma olen ka kogenud selliseid kogemusi, mida võiks teatud kontekstis tõlgendada või kui ma ei teaks neist asjust, saaks tõlgendada kui üleloomulikku kogemust või ka UFO kogemust ja ka luupainajad. Igasugused asju on elus ette tulnud. Aga ma sugugi ei pöördunud siis meie isa palve poole või mingit muud sellist, ma ei tea, lapsepõlvest õpitud tegevust või vana tädi poolt õpetatud tegevust, vaid püüdsin siis leida nii-öelda loodusteaduslikku seletust sellele, et mis siis ometigi toimub, mis asi see päriselt siis nagu on. Sest luupainajale leiab ju ka täitsa bioloogilise seletuse, eks ju, et mis biokeemia meil siin kehas toimub, et selline mulje mulle jääb, et justkui nagu läheks kehast välja või keha on kinni või mis iganes. Või siis see, mida ma taevas näen, ma ei oska seda alguses seletada, siis ta on UFO. Aga kui nüüd seda uurida, ka teiste kogemusi lugeda sinna juurde ja vaadata täheteaduslikke andmeid sinna kõrvale, siis väga sagedasti, kui mitte alati, leiab ikkagi selle täiesti tervemõistuslikult seletatava, loodusteaduslikult põhjendatud, mitte üleloomuliku seletuse. Ja selline käitumisviis hakkas mulle meeldima ja sellest olen ka siis edaspidi lähtunud, mitte siis pöördunud nii-öelda käed üles tõstnud ja öelnud, et mina annan alla, vaat nüüd oli jumalik ilmutus, eks ju. Ma siia võib-olla kommenteerin, et hästi palju on uuritud seda, kuidas inimene mõtleb lugudes ja lihtsalt öelda, et et mul oli mingid hingamishäired, et sellepärast tekkis see luupaine ja tunne, et mingi must kogu tuli pääle, et see on nagu kuidagi selline igavavõitu. Aga et kui sa pärast saad otsida tagant, et see ongi see samane naabrimees, et me just tülitsesime selle mingi muru niitmise pärast ja näed, nüüd öösel ta tuli, see seletab palju suurema tüki maailma ära. Ehk siis ma leian, et see lugudena seletamine ja just usundilistesse motiividesse niimoodi jõudmine on kuidagi inimesele hästi loomuomane.
et ma isegi julgen väita, et sinusugune argumenteerimine on võib-olla Eesti ühiskonnas vähemuses. ei, ma ei arva, Reet. ja ma võin olla jah vähemuse esindaja küll selle koha pealt, aga ma ei ole väga kindel, jällegi mõeldes niimoodi jutusituatsioonide peale, siis on nii, et vanamehed räägivad mõnusat juttu omavahel ja sealhulgas on üks mees, kes ütleb tore, räägi pealegi, aga tegelikult. Ma tahtsin juurde siia öelda seda, et see on püütakse leida, kui mingisugune selline olukord on, püütakse leida lahendus, aga see lahendus peab olema funktsionaalne lahendus. Ja mingit pidi vaadates on nagu mõlemad lahendused on funktsionaalsed. Kui me võime hakata neid hindama, et milline on selle lahenduse siis selline nagu tõeväärtus, et kas me suudame kindlaks teha, kumb lahendus on siis lähedasem teaduslikule maailmapildile või millele iganes, siis muidugi tekib küsimus, aga kui on inimese enda seisukohast vaadates, siis ta funktsionaalselt võivad nad olla suhteliselt samaväärsed. Ja nendest lugudest veel nii palju, et mul on ka jäänud mulje, üldse nagu ajalooliselt vaadates, et kui on need mingisugused sellised küsimused on, siis proovitakse leida võrdsete lahenduste korral või võrdsena justkui toimivate lahenduste kõrval huvitavam lahendus. Et see selline huvitavama lahenduse leidmine on, ta on muidugi problemaatiline, eks ole, seetõttu meil on ka konspiratsiooniteooriad ja kõik muud sellised, sellest, et inimesed otsivad sellist huvitavust, või et kui tuua veel nagu lisaks näide, et kui me vaatame päikeseloojangut, ja siis me vaatame selle päikeseloojangu ilu ja ülevust ja muid objekte, aga mitte nii nagu 17. sajandil öeldi härra Descartesile, et kui Descartes vaatab päikeseloojangut, siis ütleb, see on ainult hõõguv rauapuru. Et kui on nagu justkui nende kahe vahel valida, siis tundub, et suur hulk inimesi eelistab vaadata seal midagi muud. Ja funktsionaalsena sageli on nad küllaltki samaväärsed. Ja kui olukord on käes, siis sa tahad kohe nagu sellest jamast lahti saada, selge see, ja mis iganes siis toimib, seda kasutatakse. Aga sealt tehakse pahatihti see järeldus, et mind seekord aitas, järelikult aitab kõiki alati. Et see on nagu sellist umblumeditsiinivõtete niisugune põhivigur, millega nad, eks ju, siis opereerivad. Ma küsin vahepeal veel selle sama asja jätkuks, et kas või see sama luupainaja, et võtad usundist, mis aitab selle vastu, luupainaja on peal, liigutad varvast, võtad pihlaka pulga, lööd risti ette, loed meie isa palvet, loed loitsu, pöörad Neitsi Maarja poole, aga et kui sa oled teaduse esindaja, sulle tuleb painaja peale, mida sina siis teed? Väikese varba liigutamine on täiesti adekvaatne tegevus, jah. Aga Neitsi Maarjad ja muud tegelased võib-olla mitte nii. Ja see väike varvas õiges asendis peaks jalakrambi ära võtma küll. Aga ärge tehke nalja, sellel on veel üks huvitav aspekt, sellest me tegelikult eile natuke rääkisime, see on see, eks ole, et põhjus, miks sa luupainaja saad, on sageli moraalne või eetiline eksitus. Ja mis mind nende samade võtete juures on väga rabanud, on see, et teaduslikult on selle taga, eks ole, uneapnoe, eks ju. Katsu praegu teha selgeks, et ma lähen ja vabandan naabri ees või näiteks selle neiu ees, kelle peiu kohta ma ütlesin halvasti või peiu läheb vabandab neiu ees, keda ta naiseks ei võtnud ja uneapnoed ei ole enam. Ja painajad ka enam ei ole. Et seda teadus ei luba mitte kuidagi. Aga toimib, eks ju? Ma lihtsalt, selle teema jätkuks, eks ole, et see on nagu küsimus üldse sellest placebo toimest. Ja ma olin siin mõni aasta tagasi Rootsis, kus oli suur uurimusprojekt ja seda viisid läbi meedikud. Ja seal oli küsimus just, et kui suurt rolli mängib placebo siis tavalisel siis selles meditsiinis. Ja nad viisid läbi küsitluse, küsisid arste
ja see on üle 50% juhtudest efektist saab kirjutada suuremal või vähemal määral platseebo arvele. Et see on tohutult suur moment ja eriti hästi toimib see siis, kui on tegemist nii-öelda räpase platseboga. See tähendab seda, et kui on kõrvalnähud olemas, et kui on, inimene võtab rohtu, see on kibe, mõrvu, tal on pärast seda paha olla, siis on suur tõenäosus, et see placebo efekt on selle juures tugevam. Et see moment on, eks ole, kõik see, mis on sellise usundulise käitumise juures üks väga oluline, eriti kui on sellised hädad, millel on vaja kiiret lahendust. Et seda kindlasti ei saa seal nagu kõrvale jätta selle, just kui öeldakse nagu teaduslikku mõõdet ja selle käitumise juures. Oota, nüüd ma tahaks küll edasi viia seda juttu juba. Tiirleme nii kaua juba selle ühe asja juures. Üks märksõna või üks termin, mida tavaliselt kasutatakse ka religioonide defineerimisel, ehk religiooni enamasti küll vastandatakse, on ratsionaalsus. Ehk siis kui ratsionaalne on mingi käitumine ja kui ratsionaalne see käitumine tundub meie jaoks, aga ratsionaalsus on täpselt sama hästi selline väga relatiivne ja suhteline mõiste. Ja asi, mis on ratsionaalne meie kaasaegse hariduse ja teaduse jaoks, võib olla väga ebaratsionaalne või tunduda väga ebaratsionaalne inimese jaoks, kes ei ole sellist haridust saanud. See kuulus näide, eks ju, nende Aafrika, mis nad olid, sanded või, kelle juurest on siis teada see lugu, et olid mingid inimesed majas, maja kukkus kokku, inimesed said surma. Ja siis on kaks erinevat selgitust. Üks on siis selline teaduslik eurooplase maailmavaade, mis ütleb, et termiidid närisid postid läbi, maja läkski nõrgaks ja kukkus kokku ja inimesed said surma. Teine on kohalik sandede vaade, et jah, termiidid närisid need maja postid läbi küll, aga miks just need inimesed olid sel hetkel seal majas? Ehk siis seal taga on mingi hoopis suurem ja see laiem pilt, mis annab selle ratsionaalsuse, et miks uskuda pigem sellisesse maagilisse ja üleloomulikku protsessi, et miks just need inimesed said selles majas surma. Et ma tooks selle ratsionaalsuse mõiste ka siia juurde, et kui me juba teaduslikkusest ja kõigest sellest räägime. No ma lisaks siia, et siin lisandub siis ratsionaalne maagia. Et tihtilugu kui vaadata kas või meie enda usundist neid kirjeldusi, et mida sa pead tegema, kui keegi sind on kurja silmaga vaadanud või midagi sellist, et siis see vahend on iseendast omas loogikas täiesti ratsionaalne, aga ta on lihtsalt sellisesse maagiasse rüütatud võib-olla nagu sõnavara poolest ja ka siis selle mingite 3 arvu poolest või et 3 korda pead tegema mingit asja, et need nagu kuidagi ühituvad või et näiteks esimese asjana mul praegu tuli pähe, et kui selle kurja silma peale või kaetamise peale, et esimene valik on, et lihtsalt sülitad kas inimesele järele või lihtsalt maha, et siis sellel on oma psühholoogia, et sa lihtsalt vabaned sellest halvast niimoodi selle konkreetselt füüsiliselt endast väljutamise teel. Või alternatiiv on, et sa tegelikult oma hingejõuga katad teise jõu. Et seletusi võib olla paralleelselt mitmeid, aga et sellel on sellised, täitsa ütleks psühholoogia teaduslik argumenteeritus, miks peab siis sülgama, kui sa tunned ennast ohus või kuidagi ehmatatuna. Kuulge, aga minul on selline küsimus, võib-olla see läheb nüüd jälle metsa, sest me oma algsest põnevast arutelu skeletist muudkui eemaldume, aga miks meile lähevad nii hirmsasti peale niisugused müüdid, nagu näiteks Walter Mikita või selle Mikita niisugune tore metsarahva müüt. Pole eestlastel viimastel sajanditel metsa olnud, pigem on tõesti korjatud käbisid ja oksakesi, ja Tõnno oskab meile öelda, kuidas oli veel varem. Mina ei julge sel teemal midagi öelda, pärast olen jälle pelleti ahvatajate käsilane. Aga ühesõnaga, millekski meil on seda ju vaja või ütleme siis niimoodi, et tegelikult näiteks Lennart Meri, sellest saab väga hästi aru, me olime poliitiliselt nurka surutud ja iga väikerahvas suures impeeriumis on mitte midagi. Eks ju, et see Lennart Meri niisugune tuulemaa ja mererahvas ja...
et noh, võib-olla praegust ongi see, et me oleme rääkinud siin religioonist kui sellisest individuaalsest nähtusest või individuaalsete isiklike hädadega toimetulemisest, aga tõepoolest see teine mõõde, religioon kui nagu ühiskondlik nähtus ja just seesama, mis on, võiks öelda, et see on olnud nagu ajalooliselt suur roll, religioonidel on sellise ühiskondliku sidususe loojana. Et just see, et kuidas kui me räägime, eks ole, Euroopast, siis meil tihtipeale see Euroopa kattubki sellise kristluse piiridega või kui me räägime siis nagu moslemitest samamoodi siis erinevaid riike just kui paigutatakse kokku tänu sellisele religioossele kuuluvusele ja et ajalooliselt on suuremad need sellised religioonid kujunevad ka nagu näiteks Kristus, eks ole, Rooma impeeriumis välja kujunenud on ja hakates looma siis nagu sidusust erinevate piirkondade vahel. Et see on üks asi ilmselt, kuhu ka kõik need müüdid sisse lähevad, et selline metsarahva müüt on ja on ka üks viis on ja kuidas luua teatavat sidusust, et meil on mingisugusel tasandil ühesugused ettekujutused maailmast või ühesugused ettekujutused iseendast, kes me kuidagi oleme, et seda rolli täidavad sellised müüdid väga hästi ja just, eks ole, tuuaksegi probleemideks välja, et kui toimuvad väga paljud erinevad ettekujutused, siis sidusus laguneb, tekivad konfliktid, et see on see asi, mille pärast öeldaksegi, et püüeldakse nagu ühe sellise suure müüdi poole. Aga see on suur konfliktide allikas ju, kui keegi arvab, et me peaksime kõik olema suured metsarahvad, eks ju, siis igasugune metsa minek muul eesmärgil kui seent korjata tundub nagu ju metsa rüvetamine, eks ju. Ja siis ongi, et pelletitootjad on kõik saatanast, metsaraiujad on kurjad inimesed, eks ju, kes tulevad minu müüdi juuri seal läbi närima. Et sellised müüdid ja lood ja ka religioonid seal hulgas, eks ju, on paljuski ka lõhestajad ja uute konfliktide ülespuhujad. Vaata, mulle tundub, et siin on hoopis olulisem on see, et kuidas me neid müüte, religioone ja selliseid rahvusnarratiive, kuidas me neid edasi tõlgendame. Seesama, et kui sa ütlesid, et kui järgida seda, et eestlased oleksid metsarahvas, eks ju, et siis muul põhjusel, kui seent korjama minna, metsa ei tohikski minna. Et tegelikult ei ole vist ju ükski neist, kes räägivad sellest, et eestlased on metsarahvas, nemad vist ei ole minu meelest ükski sellist asja öelnud, et see on nüüd juba hoopis nagu teise astme tõlgendus, mida tõlgendavad inimesed, kes metsarahvast juttu kuulavad ja teevad sellest oma kuvandi. Et see on minu meelest ka nagu hästi täpselt samamoodi nagu nende religioonidega, eks ju, ja tuleme tagasi selle alguse islami probleemi juurde, et ma usun, et väga suur osa inimestest, kes leiavad, et islam ei peaks Eestisse sobima, ma ei tea, kui palju me teame sellest islamist üleüldse. Ma ütlen sulle siia otsa hoopis selle, mis võib-olla haakub rohkem Meelise ja natukene ka Martini jutuga, et tegelikult on ju terve 20. sajandi jooksul on arutatud, et miks me vajame neid müüte või miks me vajame sellist ühtsust, et meil on ühed kindlad müüdid ja me saame enda kohta öelda, et meie kui rahvas oleme selline. Et selle põhjuseks tegelikult on see, et meil on vaja väärikat ajalugu. Me peame olema mitte ainult ise head, väärikad ja tolerantsed või ükskõik mis, siin on väga palju positiivseid külgi, vaid meil peab olema ajalugu. Ja meie ajalugu peab olema midagi märkimisväärset. Ja Euroopa eripära, mida Euroopa erinevad, ka suured riigid on põdenud, on just täpselt see, et neil ei ole uhket kirjalikku või uhket jälgitavat ajalugu. Me igal sammul uurijatena põrkame ju selle otsa, et meil ei ole korralikke andmeid selle kohta, mida uskusid või kes olid näiteks eestlased 14. sajandil päriselt, aga mis me räägime 7. sajandist? Me saamegi sel juhul ainult vist arheoloogia peale loota või on muud veel? Ja 14. sajandist jah ei ole. Küll 14. ei ole nii hull, aga 7., 8., 6.
siis ei ole ju kirjaallikaid nagu üldse või selliseid narratiivseid, mida me tavaliselt kasutame religiooni uurimisel, aga jah, eks see ajaloo teema on muidugi nende kaasaegsete nii religioonide kui igasuguste rahvusnarratiivide ja rahvusideoloogiate loomisel nagu oluline argument, et kõik, mis on vana, tundub ühtlasi olema ka väärtuslik ja ehkki selle väärtuse ja selle asja, mis on vana, millest me räägime, selle valiku me teeme lähtuvalt oma kaasaegsest ideoloogiast. Eks ju praegu sellises üleüldises rohelises mõtteviisis, üleüldises idees, et eestlased on metsarahvas, siis me väärtustame ka minevikust just selliseid aspekte või selliseid näiteid, mis justkui nagu kinnitaks, et eestlased on ajast aega loodust hoidnud. Kui me mõtleme näiteks 100 aasta taguse rahvusnarratiivi peale, kus eestlast nähti pigem või vähemalt propageeriti pigem sellise suure võitleja või igavese töötegijana, siis võeti ka ajaloost hoopis teistsuguseid näiteid. Ehk siis need asjad, mida me ajaloost väärtustame, sõltuvad meie praegusest kultuurist ennekõike. No nüüd võiks juurutada uue narratiivi, kus me kummutame neid vastikuid müüte, mis nagu kolistavad meie jalgade sees kogu aeg ja ei lase rahvusena edasi areneda. Mis sa vastu asemele pakuks? Kas ma pean midagi vastu pakkuma, ega ma mingi jõuluvana ei ole, ütleks ma selle peale. Vastu me saame ju teaduslikud uurimused näiteks, me saame seda teada, mida arheoloogid maalt välja kaevavad, kuidas nad seda tõlgendavad. Me saame geneetikute andmeid selle kohta, kuidas rahvastiku koosseis siin muutunud, millised alleelid on rännanud ja millal tulnud ja see kõik on väga põnev ju ja minu meelest seda narratiivi võiks ja see on muutuv ju vastavalt sellele, mis andmed me juurde saame. Nii et, see tähendaks siis, et teadlane sekkub ja teadlane aitab konstrueerida narratiivi, eks ju? Ei, mitte ta seda ülesannet ei saa anda, teadlane uurib ju seda, mida ta tahab. Eks ju, me ei saa talle anda ülesannet, et kuule, sina teadlane, tee nüüd meile üks äge lugu. Ma küsin veel siin siukse kiusliku küsimuse, et kui tõesti oleks selline maailm, et mis siis saab nendest kiuslikest inimestest, kes neid igasuguseid müüte nii-öelda agressiooni õigustuseks kasutavad, et kui need neilt kõik ära võtta, mis nad siis teevad? Leiavad teaduses selle vankri, mille taha oma agressiooni rakendada. Ja paraku mõned on seda tõepoolest leidnud, et ka teadust kasutatakse selleks, et ütleme teaduslikuna näivaid argumente või esitatakse argumente, mis justkui nagu peaksid teadusest tulenema, et teisi inimesi kiusata, eks ju. Ega Hitleri Saksamaa ju teistmoodi ei teinud. Kasutati darwinismi ju selleks, et oleme ju tugevad ja järelikult peamegi siin teiste peal nagu oma jõudu näitame. No siin on vist küsimus teaduse populariseerimises, et see on selge, et on olemas teaduslikud seisukohad. Me näeme seda praegust näiteks kas või sellest samast vaktsiini teemal, et seal on olemas mingisugused seisukohad, seal ei pruugi igal pool täielikku ühtsust olla, kuidas kommunikeerida seda inimestele niimoodi, et saadaks sellest nagu normaalselt aru ja tekiks mingisugune ettekujutus. Ja siin on praegust on ju, nagu me näeme, meil on sellega tegelikult sellise teadusliku kommunikatsiooniga, see on väga keeruline, sellepärast, et seal on vaja esitada lugu, aga inimesed korjavad ikkagi välja sealt mingisugused oma eelistused, oma ettekujutused, esitavad oma lood, mis tunduvad palju veenvavad mingit pidi neile ja selle tagajärjeks ongi see olukord, milles me siin paratamatult praegust oleme. Kas see ei või olla ka valjuhäälsed ja ekspressiivsed eestkõnelejad? No ega teaduses ju need ka puudu ei tule. Kuigi teadlased oma sõnastustes on kindlasti palju ettevaatlikumad, eks ju, kui minusugused harrastusteadlased, skeptikud, kes väga julgelt võivad mõnikord öelda asju, mida teadlane ilmselt ei saaks öelda, aga ma arvan, et minusuguseid on vaja teinekord sellises
vastand olukorras, nagu mõnikord meil juhtub, eks ju, kus neid mitteteaduslikud narratiivid üritavad meie käitumist mõjutada sugugi mitte siis heas suunas, vaid kuhugi halvemas suunas. Muidugi keeruline, teaduskommunikatsioon ongi keeruline, jah. Jah, teadusest, no mitte ainult, vaid tegelikult ju teadlasel on õigus teha ka, eks ole, selliseid kaheldava väärtusega või nii-öelda eksperimente või riskiprojekte ette võtta, eks ole, ja riskieksperimendi tulemus võib olla 0, aga see võib olla ka näiline. Ma räägin teile ühe niisuguse, see on nüüd jälle niisugune narratiivne jutt, mille võiks ju ilusasti üldistada, aga olgu siis pealegi narratiiv. Võtsin lahti keskkonnauurimustele pühendatud horisondi ja seal kirjutatakse või refereeritakse suure innuga, et Rootsi teadlasrühm on valinud välja 10 või palju neid katsealuseid oli, kõik olid noored mehed ja neid hoiti 1 öö magamatuna. Ja tulemuseks oli, et Rootsi teadlased järeldasid, et see võrdub kõva peapõrutusega, aga et organism hakkab sellel ajal tootma igasuguseid asendusaineid. Sealhulgas oli kaltsium, aga ka midagi peenemalt ja mind hakkas hirmsasti huvitama see, et miks teadlane valis katserühma 10 noort meest, miks mitte 10 noort naist ja mida me siis ütleksime noore isa, noore ema kohta, neil on permanentne peapõrutus, eks ju. Et kas teadlane seda küsimust ei esitanud või tal oli nii kitsas projekt, eks ju. Ja nüüd siit tulevad otse kohe, algavad ju müüdid. No mina ise tegin enda arvates päris kasuliku järelduse sellest toredast horisondi loost. Minu jaoks on kogu aeg olnud huvitav see, et rahvasuu ütleb nii, et äsja lapse sünnitanud naine ja ka tema abikaasa on vaimselt ja loominguliselt intelligentsemad ja nad suudavad nagu topelt tööd teha. Et äkki see sama permanentne peapõrutus ja need asendusained, et see annabki ajutiselt mingisuguse sellise, see on nüüd täielik niisugune, kuidas ma ütlen, rahvasuu teooria parim näide mu meelest. Et kindlasti teaduses ja teadlaste tegevuses on palju sellist, mis lähtub hetkest. Jah. No, mul on lihtsalt selle katsegrupi leidmisega on tavaliselt on see, vähemalt nii palju kui mina olen kuulnud, siis et milline grupp on kõige lihtsamini kättesaadav. See on sageli on see niimoodi, et tõepoolest tekib mingi küsimus, hakatakse seda uurima ja esimene uuring tehakse selle grupiga, kes on lihtsamini kättesaadav, et kui sealt tulevad tulemused, mis on huvitavad, siis loomulikult hakatakse seda gruppi laiendama, hakatakse vaatama teisi gruppe, kontrollgruppe, aga sageli see algus on niimoodi, et see on lihtsalt nagu katsetamiseks. Et selles mõttes on alati tihtipeale sellisest esimesest pilootuuringust ei saa nagu liiga nagu laiali ulatuvaid järeldusi teha. Ja ei siis nende uurijate enda eelistuste suhtes või et miks selline grupp on äkki sinna alla, uurimise alla võetud. Kas siit on siis järeldus, et iga teadustulemust ei tasu kohe populariseerida? või veel midagi? Seega ka teaduse puhul säilib see lugu, on see mingi selektsioon, mille puhul see lugu siis koostatakse, millest saab pressiteade või siis uurimuse tutvustus. Nüüd mul on tegelikult üks selline küsimus, ma muidugi loodaks, et teie esitate ka küsimusi juurde, et mind huvitas, ma käisin nimelt ülikoolis nõukogude ajal ja mul oli selline distsipliin nagu ateism, mida ma õppisin seal. See oli väga huvitav, õppejõud lahendas selle nii, et tegelikult me tegelesime nii-öelda piibliga tutvumise ja nii-öelda piiblialade rahvastiku liikumise ja muude huvitavate asjadega. Et see oli väga kasulik distsipliin tegelikult. Aga ainet ennast põlati kohe intuitiivselt. Aga nüüd see ateism siiski, nagu väga paljud muud nähtused, see ei alanud ju ometigi 20. sajandil, vaid seal on vanad juured. Ja mida siis märgistakse niisugune minu meelest nagu räige hinnang eestlaste kohta, et midagi nad ei usu, nad on ateistid, nagu sageli võrdsustatakse. No ma alustan siin selles mõttes, et ma ise olen
Ei, ma olen tegelenud ateismi uurimisega, ja me andsime isegi välja sellise kogumiku nagu religiooni ja ateismi ajaloost Eestis, mis järgib seda nõukogude ajal välja antud kogumike traditsiooni. Et tõepoolest ateism on olnud väga erinevalt mõistetud, see sõna, eks ole, on juba kasutuses vanas Kreekas ja selle tähendused on olnud mitmekesised, et alguses tähistati seda lihtsalt inimeste puhul, kes ei uskunud neid samu jumalaid, keda selle sõna kasutajad uskusid, et näiteks tüüpiline näide on see, et Rooma impeeriumis nimetati ateistideks kristlasi. Et kristlased olid tuntud ka ateistid ja hiljem oli see, et ateism, sõna ateist oli selline mittespetsiifiline halvustav termin, mis käis kõigi kohta, kes ei olnud meiega sarnased ja siis mingisugusel ajal hakati juba eristama praktilisi ateiste. Praktiline ateist oli see, kes tegi igasuguseid nurjatuid asju, näiteks oli pettis, varastas, et seal ei olnud selles mõttes otseselt religioosse sellise iseloomuga eksimusi ei pruukinud seal üldsegi olla ja siis kuskil 17. sajandi lõpus, 18. sajandi alguses tekivad teoreetilised ateistid, kes on siis need, kes toovad filosoofilisi argumente siis selleks, et hakkavad kas siis kritiseerima piiblit, Jumala olemasolu või veel muid selliseid küsimusi. Aga selles mõttes ka on see, et sellest ongi võib-olla parem rääkida ateismidest, mitte ateismist. Ja nagu ateismi uurijad on ka välja toonud, siis me võime väga rahulikult rääkida sellisest asjast nagu kristlikust ateismist ja siis islami ateismist ja erinevatest ateismidest, sellepärast, et tavaliselt see ateismil on siis mingisugune selline kontekstis sellele religioonile vastanduv iseloom. Et see, ta on nagu kohaspetsiifiline või see tuntud anekdoot, siis ma lõpetan selle teema rääkimise, on see, et see oli lugu siis Põhja-Iirimaalt ja siis, et ajakirjanik tuleb kõrtsi ja tahab intervjuud teha ja siis see, kellega ta räägib, küsib, et aga kas sa ise oled katoliiklane või protestant? Ei, ma olen ateist. Aga kas katoliiklik või protestantlik ateist? No väga hea. Kas sa oskaksid kuidagi iseloomustada ka kaasaegseid Eesti ateiste või Eesti ateisme? On selline asi olemas? No Eesti ateism on kindlasti mingisuguse ajani nüüd oli, Eesti ateismil on ka mitu erinevat sellist nagu kihistust, sest et üks on selgelt see nõukogude aja kihistus on ju, mida siis nagu uuringutes nimetatakse erinevate terminitega, on ju kaasa arvatud näiteks vulgaarateism on ja et see on siis selline nagu naeruvääristavalt vastanduv, aga mitte nagu kuigivõrd süvenev. Siis on, see on suuresti on see seotud sellise Eesti kristliku taustaga, aga et uuem Eesti ateism on seotud pigem sellise Anglo-Ameerika maailmast nagu imporditud ateismiga, mis siis huvitaval kombel mitte ei vastandu niivõrd Eesti kohalikule olukorrale, vaid vastandub siis sellele kristlusele või kristlikule siis fundamentalismile, mis on Ameerikas. See jõuab juba paroodia religioonide teemani. Just, ei muidugi selles mõttes on, et need religioonidiskussioonid, mis on praegusel ajal tihtipeale on just eriti nagu ateismi küsimustes, nad suhestuvad religioosse taustaga, mis ei ole kohalik, vaid mis on, kujutatakse ette, selles on nagu mingisugune fantastiline pilt, milline see religioon on ja selle juured on suuresti, tavaliselt on USA-s, et vastandutakse selle USA religioonil, aga kuna kohalikest oludest teatakse tegelikult suhteliselt vähe või peaaegu ei olda üldse kohalike kristlastega siis ka kokku puutunud. Ma tahtsin just küsida, et kas seal ei ole üks põhjus ka see, et ateism on algusest peale
vastandunud just sellisele religioossele institutsioonile. Alustades juba Prantsuse revolutsioonipäevist, kui vastuseis oli, ma mõtlesin ka näiteks selle nõukogude aegse ateismi kohta Eestis, mis peaaegu et alati tegeleb kiriku institutsiooniga, isegi mitte nii väga kristliku doktriinide ja kristliku õpetusega ja naljakal kombel on enamik muid religioone, muuhulgas ka Eesti rahvausund, on jäänud ju näiteks ateismi diskursusest täiesti välja. Sugugi mitte mingit pidi on Eesti rahvausund rakendati väga hästi ateismi vankrete, võib nii öelda, sellepärast, et anti välja ka neid selliseid väikseid kogumikke isegi, kus oli toodud välja, et Eesti rahvas on kogu aeg olnud ateistlik ja siis olid rahvausundist või sellisest Eesti rahva kommetest võeti välja mingisuguseid momente, mis olid siis nii-öelda kiriku kriitilised ja selle abil näidati, et Eesti rahvas on kogu aeg olnud ateistlik. Tähendab, et see selline pilt on ja see müüdiloome on ja, et see hakkab tegelikult nõukogude ajal tugevalt just, aga see ongi just sellise kristliku kiriku vastu, mitte näiteks rahvausund, ütleme, ma mõtlen näiteks siin nõukaateism minu meelest ei puudutanud üldse neid igasuguseid pühapaiku ja kivisid ja allikaid ja seal nii palju või siis aga suhteliselt marginaalselt. Seal oli mingi väike kirik, et tegelikult kristlikesse kirikutesse suhtuti erinevalt. Nii et pigem võiks öelda see, mida me tegelikult omavahel arutasime, et suurtega on mingi diskussioon, aga väikestesse võidakse suhtuda küllalt halvasti. Et väiksed tuuakse nagu niisuguse pahelise näitena. Ja eks ilmekas on seegi, eks ole, et kuigi ateismi kursus oleks pidanud, kui sa õpikuid vaatad läbima ka mingisuguse budismi või islami õpetuse, siis reeglina õppejõu kogu niisugune teadmine ja mahv läks ikkagi põhikiriku ehk siis katoliikluse või ka protestantismi vastu, kuigi selle vastu isegi vähem jälle. Et siin on üks moment, mis oli nagu nõukogude aegse sellise ateismiga tegelemise üks eesmärk oli kõigepealt kaotada ära need tavandid. Sellepärast, et eks ole religiooni üks oluline see on, et kui inimene on sotsialiseeritud religiooni, siis ta hakkab ka selles religiooni traditsioonis ise edasi tegutsema, aga kui sa takistad selle tema nii-öelda sotsialiseerumist sinna religiooni, siis on suurem tõenäosus, et sellest inimesest ei saa selle ja religiooni liiget või selle usulise grupi liiget. Ja selle tõttu, et nõukogude ajal just väga hoolikalt töötati välja oma tavandid, eks ole, seal oli see võsaleeri traditsioon ja kõik need pulmakombed ja asjad, mis siis töötati välja nii-öelda konkurentsiks siis kristlikele tavanditele. Ja teine asi, see millega tegeleti oli see, et kuna ateismi näiteks kooliprogrammis ei olnud, aga seal on see, et ateism oli nii-öelda varjatud õppeaine. See tähendas seda, et ateism varjatud õppeaine pidi olema kõigi ainete raames, pidi andma ateistlikku õpetust. Ja see osutus ka väga efektiivseks. Et see on nagu näha, et kuidas see toimis on, et see nagu süstemaatiliselt esitati seda nii ajaloon ja kirjanduse, kõige selle raames oli maha vaikimine pigem, eks ju. Ja sellepärast, et seal tajuti mingisugusel hetkel, et kui hakata ateismi nagu eraldi õpetama, siis see tekitas väga suurt teravat vastuseisu sellele. Aga et kui anda seda sellise õppeaine, siis tulemused olid palju paremad. No seda küll. Nüüd ma peaksin ikkagi tagasi tulema nende päris vanade religiooni klassikuteni, kes on postuleerinud, et igas ühiskonnas on ja peab ütlema, et inimesed on väga erineva mentaalsete ja ka tundevõimetega, et algusest peale igas ka väikeses rühmas olid olemas need, kes olid religioonile altid ja olid need, kes ei võtnud mitte mingil kujul, kellel ei arenenud välja mingit jumalakujutlust ja kes nagu ei olnud võimelised nende rituaalidega kaasa minema. Ma ei taha öelda, et need nüüd olid põliskeptikud, vastupidi. Ja teine, mida me võib-olla siit ateismi pinnalt peaksime arutama, on see sama, mis see siis on, paganad või?
kui ma käin Bulgaarias, siis seal on, pilt on absoluutselt selge, kui ma käin nende vanade megaliitide või millegi muu lähedal, siis paganate templid, need, mis on tähistatud, need on hiigelsuured. Noh, nad on sisuliselt need Kreeka-Rooma templid või midagi, mis ei ole välja ehitatud tempel, aga on mingisugused varemed. Ja algkristlikud kirikud on, need on pisikesed. Tilluke osa selle telgi ühest osast, eks ju. Rääkimata, et ka nende kunst ja kõik muu vastavalt ei ole üldsegi nii väljakutsuv. Aga nüüd läheme siis juba ka paganate juurde. Neid ei ole ju ka mitte üks, vaid on palju. Ja paljudel rahvastel pealegi veel folkloristidest ja etnoloogidest ja muudest. Kui sellesse päris minevikku nüüd minna, siis meie sellel soojendusdiskussioonis meil tuli juba jutuks, et kas need siis 10 000 aastat tagasi siin elanud inimesed olid kõik ühtemoodi paganad. Ma ei usu, et keegi seda üldse teab. aga arvestades, et kui me tõesti räägime näiteks inimestest, kes elasid Eestis näiteks 10 000 või 5000 või 2000 aastat tagasi või mida iganes, meil on selline piisav ajaline distants, me oskame neid nagu selle võrra hästi üldistada. Et kindlasti need inimesed ise arvasid endast nagu midagi hoopis muud kui meie nagu praegu, aga tänu sellele ühelt poolt ajalisele distantsile ja tänu sellele, et nemad ei saa meile vastu vaielda, me saame neile omistada mingisugused sellised üldistavad sildid, et nemad olid nüüd sellised, teistsugused või kolmandad, et megaliidi usku. Aga kes nad täpselt olid, mis nad täpselt endast ja oma usust arvasid, seda me lihtsalt ei tea. Aga ometi jõudsime me loogika põhjal selleni, et väga tõenäoliselt oli neilgi see individuaalsuse komponent. Nad ei olnud ühe mütsiga löödud. Ja seda kindlasti ja selle individuaalsuse sõna juurde võiks tuua ka selle teise väga populaarse sõna vernakulaarsus, et inimesed isegi kui nad jagavad mingisugust ühelaadset õpetust, nad elavad seda õpetust lihtsalt detailides nii palju eri moodi, et mõnikord nende religioossused või see religiooni väljendus ongi väga erinev. Aga ma arvan, et võib-olla hoopis huvitavamad on just need kaasaegsed paganluse voolud, mida ei ole ka üks, eks ju, et see on kõige rohkem vaadanud ja võrrelnud, et ma ei tea, kui palju on Eestis üldse paganluse voolusid, mida võiks kirjeldada paganlikuna. Ma saan aru, kui me toome jälle selle individuaalsuse ja vernakulaarsuse, et siis... See on libe tee. Jah, just see on väga libe tee, aga et kui me võtame endale selle vabaduse, et me vähemalt mingil määral sildistame ja üldistame, kartes muidugi nende kõigi meelepaha. Toon veel selle paganaeelse ühe näite, mis mul pähe torkas, et minu sugulaskonnas oli üks abielupaar, kes olid kristlased, aga see meespool rääkis alati ainult patust ja põrgust, aga naispool rääkis ainult lunastusest ja inglitest. Ehk siis inimesed, kes jagavad ühte voodit ja kodu, elavad väga lähestikku, arutavad sama asja üle, nende usuline väljendus võib olla niivõrd erinev, kuigi vormiliselt kuulusid nad sellesse samasse usku. Aga nüüd tuleme ikkagi korraks nende paganate juurde. Mul on jällegi selles mõttes on võib-olla see positsioon on lihtne, et ma tean, et see Rodnoveerie variant, mis näiteks Sloveenias on väga populaarne ja kogub järjest populaarsust juurde, sest neil valik on, et kas minna tagasi, hakata rekonstrueerima mingisugust usundit ja võtta antiikjumalad ja sageli seda tehaksegi või võtta folkloristide väljaanded, mida tehakse väga valdavalt ja selle järgi panna uuesti paika kõik rituaalid, jumalused, jumalad ja kõik muu. Milleks sellist asja üldse vaja on? Ma arvan, et see on ikkagi nii hingeline kui mõistuslik vajadus. Siin võib olla ka see sama identiteedi küsimus. Ja, ma arvaks ka, et siin on, taustal on just see sama lugu või selle loo vajadus, mida annab selline vaimne liikumine paremini kui
teaduslikkude faktide kogum, mida väga keeruline sellise ilusa ühtlase narratiivina üldse esitleda. Siin on vist see moment, et see on see kogukond, mingisugune, see on üks religioonide omadusi on see, et see osaduskonnas viibimine, ühised söömajad, mis iganes, et need on väga olulisel kohal ja inimestel on seda sellist osadust või sellist kuuluvust väga vaja ja see ei ole selles mõttes ainult, eks ole, nii-öelda traditsioonilistelt religioosseteks peetud gruppides, vaid seda sama sellist kogukondlikku vajadust on ja võib näha ka tõesti nagu jalgpallihuviliste või siis lõpuks ka näiteks need pisikesed natsigrupeeringud, need on, ka seal on täpselt see samasugused momendid. Lisaki siia selle hästi olulise komponendi, et enamasti selle kuuluvuse üks koostisosi on vastandumine väljaspool olijatele, et iga kogukonna puhul mingil määral see defineerimine põhineb meiel ja nendel, et sellel eristusel. Et selle, vabandust, et mul tuli lihtsalt selle rääkides meelde, et milleks selline grupp on ja et siis ma nägin ühte filmi, kus siis tehti intervjuusid nendega, kes olid neonatsi gruppides mingisugused noored ja siis uuriti ka, et miks nad, kuidas nad sinna sattusid või mis asjaoludel ja siis üks poiss seal ütles, et ma leidsin mingid sõbrad seal ja ja need parem on sellised sõbrad kui üldse mitte sõpru ja sinna niimoodi sattuski ja need on sageli sellistel gruppidel ongi see sellise samasuguse sellise kuuluvus osadus küsimusele vastus olemas, mida siis et nad mujalt ei suuda leida ja siis selle tõttu tekivad uued religioossed liikumised, uued erinevad liikumised, kus siis seda sama osadusvajadust saab inimene. Kas selle või Meelis olla või te kõik, eks ole, kas ei või olla teatud määrani ka mingisuguse ühtepidi juurte otsimine, aga teistpidi protest olemasoleva situatsiooni vastu? Ma olen nii Bulgaarias kui Sloveenias käinud nüüdseks tõesti 10 aastaid ja ma olen näinud väga selgelt seda, kui inimesed, kes olid nii-öelda ilmaliku maailmavaate esindajad, ratsionalistid, teadlased, arstid, ükskõik kes, erinevate elukutsete esindajad ja väga ilmalikud. Ja nüüdseks on toimunud järsk pööre. Nad esitlevad ennast 100% katoliiklastena. Nad ei ole 100% ja julgustükiks on muutunud hoopis see, et sa ütled, et ma ei kuulu katoliku kirikusse. Minu vanemad juba ei kuulunud sinna. Ma lihtsalt ja sel juhul ühele osale neist on see sama oma uus rahvuslik usund on nagu väljund, mingi teekond, mida ta saab koos sama maailmavaate jagajatega näiteks ette võtta. Ma ei tea, mingil mõttes on Eesti maausus on nagu samasugune roll, et ma ei tea, kui palju on neid inimesi, kes nagu uhkusega igal pool ütlevad, et nemad on maausulised ja et see on nende ja meie kõigi edense identiteedis nagu oluline asi, aga ma usun, et paljud inimesed, kes peavad ennast eestlaseks, peavad ennast ühtlasi ka otsapidi maausuliseks. Siin on ilmselt see, et mingisuguse sellise usundiga on alati seotud ju täpselt, et see, milline on selle ühiskondlik renomee või kuidas see on, et see on, on uuritud religiooni sotsioloogid just eriti vaatavad seda, et kuidas toimub uue usundi levik. Et alguses on ju mingisugune teatud selline usuline foon, kuhu siis see uus usund siseneb ja siis kuidas see levib. Ja tavaliselt on see, et on ju toodud välja, et see usund on keskklass või kõrgem keskklass on see, kes seda usundit kõige efektiivsemalt edasi kannab. Et selle,
tüüpiline näide on see, et kuidas need ida usundid või huvi ida usundite vastu hakkas siis 60ndatel aastatel või natuke isegi enne, hakkas siis läänemaailmas levima, siis täpselt samamoodi, et selline kõrgem keskklass on ja kõik popmuusika ja selle kaudu see levib, ta muutub äkki atraktiivseks on ja inimesed leiavad, et need inimesed, kes sellega tegelevad, on mingit pidi on ju nagu huvitavad ja selle kaudu tal on nagu lihtne siis sellesse olemasolevasse fooni siseneda ja siis leitakse just, et noh, et see eelnev on kuidagi nagu kivinenud, vana, konservatiivne ja siis see teine on midagi sellist uut. Ja noh, näiteks sama mudeli kaudu on ka kirjeldatud seda, kuidas Kristus hakkas Rooma impeeriumis levima, üsna sarnasel viisil. Ta oli täpselt samamoodi selline uus, huvitav vastandus mingisugusele sellele ja seda on vaadatud näiteks ka seda, kuidas nii-öelda radikaalne islam levib, et miks on siis see ka läänes on ju noorte hulgas või inimeste hulgas, kellel justkui pole on ju sellist tausta, äkki tekib huvi on ju selle islami vastu. Jah, kui sa rääkisid, siis ma ka just mõtlesin selle kaasaegse islami leviku peale, et ma lisaks selle radikaalsusele veel ka sõna romantiline, et see on see, mis muudab sellise radikaalse islami, millel on omad selged ideed, mille nimel võidelda ja surra, see muudabki just atraktiivseks, et see mitte selline kaasaegne mandunud lääne ühiskond, kus kõigil on kogu aeg lakkamatult õigus aga see on see religioon, mis annab sellised selged juhised ja see ongi asi, mis teeb tema atraktiivseks. Ma arvan, et see nüüd vist hakkab meil see aeg vähehaaval juba kokku tõmbuma, et ongi võib-olla küsimus siis veel küsida, et aga mis siis tulevikus saab, et kui võtta kas või 20. sajandi teise poole uurimusi, et siis nii mõnedki sotsioloogid, kultuuriteadlased ütles, et igasugused usundid kaovad üldse ära, et meil on tehnoloogia, meditsiini, teaduse võidukäik ja siin ei ole neil enam kohta. Ja siis nüüd on reaalsus siiski selline, et neid on rohkem kui kunagi varem, näiteks Eestimaa pinnal, sest just see info liikumine, kõige kättesaadavus, see võimaldab seda lõppematut proovimist, et mõned need vaimsed õpetused ja usundid on tõesti siuksed, korraks tulla ja minna, teised tulevad ja kinnistuvad. Aga et üldse kui üldistada, et siis mina näen, et pigem see paljusus üha jätkub. Või mis on teie siis selline seisukoht tuleviku suhtes? Selline mulje, võib Meelis, ma ütlen enne ära, et mul on küll selline mulje, et niisugusele kirevusele ja kõikelubavusele, vabadusele järgneb väga karm otsustav niisugune kokkuvõte, kõik reeglid karmistuvad, saabub diktatuur. Ehk siis võiks arvata, et saabub väheste suuremate kirikute nagu üldistumine või? Selle kohta on ju see Pew Research Center, kes teeb neid uurimusi, on just teinud neid prognoose, kuidas on ja nende prognoosi järgi just nii-öelda mittereligioossete inimeste või kellel ei ole religioosne kuuluvust, et nende hulk protsentuaalselt maailma elanikkonna hulgas kindlasti väheneb. Et nende prognooside järgi ning siis see, kellel on mingisugused erinevad kuuluvused olemas, et nende hulk siis suureneb. Et selles mõttes, et milliseks see täpselt kujuneb, et kas tõesti on selline paljusus asendub teatavate siis nagu mingisuguse suurema kontrolliga, et selle koha pealt ma tõesti midagi ennustada ei oska, nii et praegust loomulikult püüeldakse suurema kontrolli poole, aga püüeldakse sellise riikliku suurema kontrolli poole mingit pidi, et et see on nagu sarnane olukord natuke kui keskajal, eks ole, et kui üritati kontrollida seda religioosset olukorda, et need erinevad need lahkusud ja nii-öelda hereetilised liikumised ei saaks väga vabalt tegutseda, sellepärast, et need ohustavad mingit ühiskondlikku stabiilsust, on ju, siis praegusel hetkel me näeme ka, et erinevad sellised, me nimetame neid konspiratsiooniteooriad, teoreetikuteks või nii edasi, et need ka on ja nende liikumine ilmselgelt on ja õõnestab ühiskondlikku stabiilsust on ja see ennustus, et nendega võib-olla tahetakse hakata natukene tõsisemalt tegeleda, et see ei ole suugi nagu milletas õhust võetud, et see võimalus on täiesti selgelt olemas. Peaks religioonide kohta ka nagu üleilmse sellise reeglistiku tegema, et nagu on
monopolide vastane seadus või trustide vastane seadusandlus, et kus ei lubataks ühel või teisel usuliikumisel nagu haarata kogu seda välja nagu enda võimu alla. Sest mina hakkaksin sellises ühiskonnas ennast küll väga ebamugavalt tundma, kui noh, et justkui nagu eeldatakse, et igaüks peab midagi justkui nagu uskuma, kuhugi mingisugusesse religioossesse kasti kuuluma. Aga keegi ilmtingimata ei sunni. Jaa, praegu selles mõttes on sul ka skeptikuna on see oma lahter selles paljude lahtritega. Aga ma lihtsalt tunnetuslikult nagu aeg-ajalt tajun nagu sellist survet, et noh, et mis inimene sa oled, kui sa midagi ei usu. Et sa pead justkui nagu kuhugi kuuluma, olgu see siis see või teine või kolmas, eks ju, aga et päris ilma olla, et see nagu on natuke kahtlane. No aga äkki siis usud ikka midagigi? Ma tahtsin lihtsalt kiirelt kõrvale vahele öelda, et tegelikult ju ateismi on ka käsitletud kui teatavat sellist religioosset hoiakut. Et selles mõttes on, et inimesed, kes on nagu defineerivad iseennast ateistina, neil on ka selge religioosne hoiak olemas ja teatavas mõttes on nad lähevad sellesse mustrisse sisse, et need ja on olemas ka nagu uuringutes selline omaette kategooria nagu religioosselt ükskõiksed inimesed, kes ei huvitu sellest teemast ja ei tea sellest midagi. Aga ja ei tahagi teada ja neile ei satu kunagi ette, siis nendega on just see, et see grupp näiteks, kes ei tahagi midagi teada, on nii-öelda religioosselt ükskõikne, neil on kõige rohkem selliseid huvitavaid maagilis-religioosseid ettekujutusi, et sealt tuleb selliste kummaliste ettekujutuste hulk on seal väga suur. Aga et inimesed, kes defineerivad ennast selge ateistina, neil on olemas selge selline positsioon religiooni või kõige nende asjade suhtes ja selles mõttes, et kui sina defineerid ennast ateistina, siis sa oled väga hästi sobitud sellest, et sul on olemas see grupp. No jah, aga kirikute nõukogus ikka kohta ei pakuta. Kusjuures kirikute nõukogu on ju konkreetselt Eesti riigi poolt esile kutsutud selline organ, sinna jagatakse raha missioonitööks ja tegevuseks, eks ju, et nende asjad ei ole päris, kuidas nüüd öelda, selged või siis nagu probleemivabad, kui pehmelt öelda. Ja ma olen täitsa Martiniga nõus. Teate, et me tegelikult alguses mõtlesime, et me küsime ja laseme teil küsida nii palju kui vähegi võimalik. Aga ma näen, et siin on üks küsimus vähemalt on või arvamus. Jah, aga vähemalt midagi. Ma tahtsin öelda seda, et ma vist sain vastuse sealt sellele küsimusele, millega ma alustasin, et kas on neid, mis nagu Eestisse ei sobi. Et teie nagu jutust ma sain niimoodi aru, et kogu seda maailma peaks kuidagi nagu reguleerima hakkama, et on radikaalseid ja on ka neid ja järelikult ikkagi on ka neid, kelle suhtes me peaksime olema ettevaatlikud vähemalt. Ja ma ei tea, võib-olla ka inimesi mingil määral kaitsma nende hullude vastu, kes tuleb ja ütleb, et kuule, anneta oma kogu varandus minu jumalale ja siis sa saad õndseks ja nii edasi. Jaa, täitsa tõsi, ohtudest me ei rääkinud. Ja neid, kes sinu raha tahavad ära võtta, neid on igal nurgal. Mitte ainult religioosseid tegelasi, vaid nad ei tule mitte Jumala nimel, vaid ka näiteks lubavad sulle suurt sissetulekut, õnne, paremat tervist ja igasuguste muude vahvate lubadustega. Et selline üleüldine teadlikkus petuskeemide kohta ja sinna alla käivad ka religioossed siuksed võtted. Teadlikkus selles osas võiks igal juhul paremaks minna. Sellega me äkki võimegi lõpetada, eks ole. Ja et me siis jääme ikkagi selle juurde, et praegusel hetkel on Eestis 1 300 000 erinevat usku, sest inimesed on korda erinevad. N. Pluss N, jah. Nii et, ja oli ka varem. Jah, ja tõepoolest, ega me siin aja ja küsimustega nüüd päris nii ei läinud, nagu me planeerisime, aga me kutsume teid kõiki, tulge mõnele meie seminarile, kus me jätkame neid samu aruteluteemasid.
võib-olla siis ka konkreetsemalt. Nii et tere tulemast mõnele järgmisele seminarile. Aitäh!